Tervist, mina Illar Kahvinavalt ja täna on teisipäev, 16. august aastal 2022 ja ilm on väga ilus, täitsa kuum ja päike paistab, nii et vihmast ei ole lõhnagi, kuigi vihmast ka vaja. Aga ma tuletaksin teile meelde 13. augusti ehk siis laupäeva, mil sai siis teha Tartus ülikooli botaanikaaias videovõtteid muusikavideole Barbi ja Ken. Ja pärast siis õhtul oli meil vägev pidu Tartus salongis. Nii et ja tervitan siinkohal ka filmimees ja selgeltnägija Toomas Arijat, kellega me Tartu vahel käisime ringi, käisime söömas ühesõnaga ja siis 14. augusti hommikul siis läksime koos bussijaama, tema sõitis Tallinnasse, mina sõitsin Pärnusse. Aga kahju on aga sellest ühesõnaga, et ma saatsin ka meediale, saatsin välja teate, et meil toimuvad selle muusika videovõtted ühesõnaga. Saatsin Taavi Libele, saatsin Õhtulehele, Elu24-le ja nii mõnelegi teisele veel, aga keegi ei teinud mingisugust numbrit sellest ühesõnaga. Ja noh, Õhtuleht, nagu me teame, et esmaspäeviti paberilehena poodides enam ei ole. Ja samas näiteks ma vaatasin, et laupäeval on, või tähendab esmaspäeval oli laupuslehed kõik alles, nii et see Õhtulehe vastu on ikka huvi nii väike. No kui ta ei sisalda mitte midagi, ta ainult üht ja sama asja klopsib kokku kogu aeg, ühesõnaga, millega väärtust ei ole, et see olegi ime, et seda keegi ei osta. Et ega ennem see midagi ei muutu, kui see Õhtulehe juhtkond muutub ja need ajakirjanikud muutuvad ja need võtavad teise hoiaku, et praeguse hoiaku juures ei ole see Õhtulehes mingisugust muudatust. Ja eks Taavi Libe võiks ka teha sellised ikka laiema silmaringiga selliseid läbi suve Taaviga saated ühesõnaga, et ta ei käiks neid igasuguseid naljanumbreid ja joodikuid jälle intervjueerimas, vaid ikka vaataks natuke laiemalt, mis ikka rahvale huvi pakub ühesõnaga, et no nii arvan mina. Ja suur tänu tahan öelda samas Tiit Seikile ja režissöör Eret Kuusele, kes nägid palju vaeva sellega, et see Barbi ja Kenni video sealt botaanikaaias kenasti tehtud saaks. Nii et ta peaks tulema YouTube'i kanalile kusagil septembrikuu alguspäevil, eks ole. Minu rolliks oli seal mängida jahimeest, mul oli binokkel oli mul kaelas, siis olid selline pumppüss, ühesõnaga 2 revolvrit, ühesõnaga need püss ja revolvrid, need olid siis Toomas Arija omad, kes selle õiglusefilmi võtteid või õiglusfilmi on teinud nendega. Ja siis salongis oli ka igati väga pidu, nii et meie esidesime Tiit Seikiga seal südaöös, mida tähendab 00:30 kuni 2 öösel ja siis pidu kestis kusagil hommikutundideni välja seal igastahes, nii et igati tore oli, aga kahju, et keegi seda ei kajasta. Vaat sellised põnevad jälle üritused, värgid jäävad kõik meedia poolt kajastamata, no mis kollane meedia see sihukene on, nii et lihtsalt siin on mõtlemisainet ühesõnaga, et milleks see kollast meediat jälgida, kui seal on kõik ainult ühte samasse väravasse, et mingit laiemat kajastust ei leia. Nii et mina Illar Kahvinavalt.